Mainisid glükosamiini ja veresuhkurt ja ma tegin ise katsetuse glükoosimonitoriga 2 nädalat siin koos oma siis teise äris oma partneritega. Ainukesena täistaimetoitlane vegan siis nii-öelda, nemad olid siis üks oli keto ja teine on siis nagu segatoitlane. Ja siis tulemused olid suhted nagu sarnased kõigil, muidugi see, kes oli keto, naisterahvastel oli kogu aeg hästi madal. Ja kogu aeg see masin ka karjus enne, et ohtlik on madal nii-öelda. Ja mina nägin enda puhul, ma saan enda kogemust rääkida, aga mina nägin enda puhul, et minul tuli keha selle suhkruga ürivesti toime. Jah, see spike ikka tekkis, eks ole. Olen katsetanud isegi niimoodi, et ma sõin õhtul meelega, ma ei tea, mingi liitri jäätist ära ja jõin siin õhtul mingit Coca-Colat ja mingit magusaid jooke, nokot ja mingit Red Bulli meelega. Näha, mida see keha siis tegelikult teeb sellega. Sõin mul kõrge süsivesiku nagu dieet ka nii-öelda, paratamatult juba on ja meeldivad süskarid ja minu keha tuli väga hästi toime sellega. Korraks võib-olla läks sealt, ma ei tea, mingi 6,5, 7 peale ja kohe enne isegi tund aega oli juba tagasi 5, 4,5 ja nüüd püsis stabiilselt. Ja öös siis kukkus vahepeal kuskile 3, 3,5 enne. Et aga see oli huvitav mõõtmine, kes teinud ja see on nagu põnev näha, mida tegelikult toit suga teeb. Ja siis ma sain nagu aru sellest, et kurat, see on nii individuaalne. Me tegelikult täna hakkame rääkima ka toidulisanditest asjadest, teie enda teekonnast, terviseteekonnast. Aga see on nii individuaalne, kuidas mingi asi mõnele inimesele töötab, mõnele jälle ei tööta. Et leida see nagu, ma ei teagi, fine line või fine tuning'i see enda ja siis nagu nende substantside vahel on paras töö tegelikult.